Tere ilusat laupäeva! Täna räägime ühest Inglismaa aiast, räägime liiljatest, vaatame, kuidas võsa lõigata ja räägime lähemalt ka pukspuude pügamisest. Aga alustuseks läheme Inglismaale Christopher Lloydi Great Dixteri aeda. Oleme Inglismaal aianduskuru Christopher Lloydi Great Dixteri aias ja räägime meie maastikuarhitekt Maarja Gustafsoniga, mis mõtted temal siin aias tekkisid. Taustaks soovitan kindlasti vaadata, millised põnevad kujundusideed siin on ja taimede osas, et kui palju taksoneid on, mis õnnelikult ka Eestis kasvaksid. Maarja, räägi lähemalt sellest aiast. Tegemist on siis Inglismaal East Sussexis asuva maamõisa kompleksiga ja selle ümbruses oleva aiaga. Ta on renoveeritud kuskil 100 aastat tagasi peaaegu. Aia praegune nägu on loodud seal sündinud ja kasvanud Christopher Lloydi poolt ja võib kindlasti öelda, et see on üks Inglismaa parimaid aiakultuuri näiteid, et see aed on selline inglise aiandusklassika kaasaegses võtmes. Christopher Lloydil on tekitatud seal erinevad aiaruumid, mis on siis omavahel hästi põnevalt seotud ja oluline ei ole nagu üksik taim, vaid see, kuidas ta nagu mõjub, et ta mõjuks massina ja et ta annaks midagi juurde. Ta kasutab hästi palju värvikontrasti, struktuurikontrasti ja ta täiesti eitab igasuguseid värviharmooniaid ja reeglistikku ja tänu sellele on see aed ka hästi eriline, et ta on julgenud kokku panna midagi sellist, mida hea maitse reeglite järgi ei saakski kokku panna. See suur maa-ala on liigendatud erinevateks teemaaedadeks. Olulised on vaated aiast hoonetele ja hoonetest aeda, et need vaated on tal hästi tähtsad. See aed koosneb nõndanimetatud ülemisest aiast, kus on jugapuu hekkidega eraldatud roosiaed, iluaed ja köögiviljaaed, kus kasvavadki siis erinevad köögiviljad miksituna lilledega. Aiale on ka nõndanimetatud alumine aed, mis on ümbritsetud kunagise Humala kuivati aidaga ja pehkinud abijoonest ehitatud sellise kogunemiskohaga. Et siin peetakse väliloenguid ja niisama toredaid olenguid. Et aia südameks on veesilm ja selle ümber siis tõusevad terrassid järjest ülesse poole ja igalt poolt on hästi hea vaadata üle selle aia või erinevates aia osadesse või kui sa istud seal varjualuse all, et nende vaadetele on siin võib-olla kõige rohkem rõhku üldse pandud. Ja loomulikult see väga vinge viigipuu, mis on aastatega selliseks muutunud ja nüüd elavdab seda seina oma toreda mustriga. Siis olulisel kohal on aasad ja niidud, mida siin-seal aias leidub, et kohe sisse tulles on üks hästi mõjus niit. Niidu hooldus on neil hästi lihtne, et nad lasevad loodusel väga palju ennast reguleerida, et peale kõikide taimede seemnete valmimist nad niidavad selle korra augustis maha ja siis enne talve vahetult veel korra ja rohkem nagu tegelikult niitu ei hooldata üldse. Siis on seintega ümbritsetud selline pisikene aiasopp erinevate potitaimede jaoks. Võib-olla kõige ilusam asi on see tohutult pikk peenar, mis on siis nüüd tõesti Christopher Lloydi meistritöö, et see iga aasta natuke küll muutub, aga ta on nii mõjus ja nii võimas,
ta kasutab hästi palju isekülvavaid taimi, et natukene laseb siis neil ise vohada ja endale ideid anda ja niisuguseid mustreid luua. Ja iga aasta tehakse natuke midagi ümber. Aga see peenar on tõesti selle aia pärl. Eesti kontekstis on sellist jugapuekki küllaltki raske saavutada, aga mitte võimatu. Meie võime muidugi nende asemel kasutada teisi okaspuid. Millise pilguga võiks seda aeda Eesti maakodu omanik vaadata ja mida siit õppida? Ta võiks kõigepealt julgeda erineda oma naabrist, et kuulata teiste inimese mõtteid loomulikult ära, aga teha nagu seda, mis talle meeldib. Inglismaal on küll aiandusega tegelemiseks hästi soodus kliima, aga siiski Eestis on ka võimalik saavutada väga lopsakat aeda, et tuleb lihtsalt leida õiged taimed ja küsida nõu looduselt või vaadata, mis looduses sinu aia taga kasvab. Inglismaa aianduse suurkujud armastavad tihti kasutada just nimelt põhiliike ja just selle kohale iseloomulikku taimestust, et keegi ei proovi kasvatada sellist eksooti või sobimatut taime ja palju kasutatakse selliseid isekülvavaid taimi, mis loovad iga aasta võib-olla kordumatu mustri ja samas annavad ka mingis mõttes kokkuhoidu ja võimalust aia nägu muuta. Eesti kliimas võiks veel mõelda seda, et suvel on potipõllundus väljas, talvel mingil määral ka sees niisugused eksoodid ja see annab nagu tohutu mänguruumi.